rämevastik. See on raha. Ja Siim lendab üle homme Eestisse. Nii et me teeme täna oma pere jõululaupäeva. We have our great gentleman tonight, jamming with us. We got Siim. Oi, mulle meeldib see, No mis just juhtus? kui sa oled ükskõik kus maailma otsas ja ütled, et sa oled trummar või no ükskõik, keegi saab aru, et sa oled muusik. Sa küsid, mis lugu teeme, ütled mingi nime, ütled Foo Fighters näiteks. Kõik teavad ja keel on sama, muusikakeel on igal pool täpselt sama. Ebareaalne, jumal lahe. See oli äge koht ja seal on live-bändid tihti ja siis me oleme sellest mööda enne ka kõndinud ja siis seekord Siim ütles, et ta läheb korra sisse, vaatab ja siis jäi sinna. Mingi minut oli jõudnud olla. Üks mees on mingi... Ja ühesõnaga turvamees tuli meid sisse kutsuma. Vahepeal on ka põnev torutöösid jälgida. Rekkam väga. Tulede ja viledaga. Niimoodi, et mask on üle silma. Tal on puhkepaus. Kopamehel on puhkepaus. Näe, French restaurant. Väga pro, nii, meil oli see jutt, et see ei ole midagi. Golden Spearin down, -40. Täitsa jääs. Proovi. Maitseb nagu see eilne lumese keskus. Ei, väga hea. Tein teile kohe magic trick. Ei ole asju. Salasju. Näe. Mul on siin siukene asju. Jaa. Hambatikk. Jah, ja nüüd. Aga tegelikult on saadus selles, et see on tavaline hambatikk. Vau, väga lahe.
päris kuus. Kuuselõhne tuba täis ja tuuba. Ma ei tundnud. No vaatame. Kuuse nuusutad. Anne. Jõulumeele! Me hakkasime kaubanduskeskusesse kõndima. Siis avastasime mingisuguse Kuuse. suuremat sorti turismipiirkonna, millest meil polnud aimugi. Me tulime mööda mingist majast, põhimajast, mida kõik inimesed pildistasid. Ma isegi ei viitsinud seda filmida. Me vaatame, maja. Väljast nägi välja nagu rongijaam. Tundus, et sees on nagu mingi turg, aga Google Maps ütles, et see on postkontor. Ei tea. Võtta näppu. Ja nüüd siis selline tänav. Kuusega tänav ikka. Ja keskel on... Vaata, kas keskel on Ott Lepland. Lahe, eks. Hea võtta. But the very next day Selle Notre Dame kiriku peal on väidetavalt 500 meetrine, oli 500 meetrit või oli 500 000 meetrit? 500 meetrit on väga vähe. 500 000 meetrit siis. Tellimuid? Ei, seda LED-ketti. Vaata, kui tore ta on praegu. Ja praegu ta näeb siuke välja, aga kui pimedaks läheb ja need LED-id põlema lähevad, siis on hoopis teine tera. Teate, kus te seda näete või? Meie ei viitsi oodata pimedust. Pange YouTube'i Best Video of Notre Dame of Ho Chi Minh City ja olemas. Kõikide maailma asjadega tegelikult on niimoodi, et sa saad, kõik on olemas kuubis. Tipptund on algamas. Siit on natukene rohkem neid LED-tulesid näha. Hirmus kott on seal. Paneb põlema. Ega see kuubagi kaugel pole. Tõmbab käima ära. Siimul on loetud päevad jäänud veel siin Ho Chi Minhis ja üks asi, mida ta kindlasti soovis veel enne siit linnast lahkumist ära teha, oli sigaribaari külastada. Üldse sõitsuvõidu ei tee. Aga ma mõtlesin, et Kuuba on siin lähedal. Tegelikult ei ole ju. Aasta oli siis 2020. Näed, 2. märts. Käisime Amazonas reisidega. Näete, siin tubakas kuivab. Käisime Kuubal. Ja näete, siin tubakas kasvab. Ma lihtsalt tahan näidata, et see on siuke looduslik taim. Niimoodi rullisime omale tubakat ja mina siin. Et lahe kogemus. Vaata nüüd. Trummar jääb trummariks. Isegi kui trummar pole. Ja isegi kui tööl ei ole. Appikene kord. No pole ka maitse. Proovime seda. See on sama. Vaadake. See näeb välja nagu kriit Nõude kasvatab neid. ja see maitseb nagu kriit, kuigi ma ei ole ise proovinud. See on teist. Ühesõnaga story seisneb selles, et me käisime täna jälle loomulikult oma lemmik kohvikohas, mis meil siin majas on. Rämevastik. See on raha. Ja vaatasime, et seal olid leti alla tulnud mingid uued asjad. Küsisime, et mis see on? Nad ütlesid, et see on Hue, mis on üks piirkond Vietnamis, Hue traditional cake. Ehk siis Hue piirkonna traditsiooniline kook.
ja me ei ole siiamaani kindel, kas tegu on nõudepesu masinatabletiga, saepuru plokiga või päriselt. See pruun on kohutav. Ma ei taha isegi maitsta seda, ma lõhnan nii halb. Aga milles nad seda teevad? Maitse lihtsalt. See on nagu mingi jänese toit või loomasööt on kokku pressitud. Mõinus. Maitse seda jänese toit. Ma ei taha seda maitsta isegi. Järjest paremaks läheb reis. See on mingi nõudepesu tablett juba. No see haiseb nagu juust. Mina ei tunne väga suurt haisu. Mina hästi lähedale tundnud, hea saab. See on kellegi märjad sokid seisnud talvesaavaste sees nädal aega ja siis sa avastad selle. Ja siis sa maitsed seda nüüd. Ei maitse. Ülikõva Nobel kohvi katten muidu. Üli hea kohvi, käime seal iga päev kohvi võtmas, et... Aga see pole nii hull. Võtame kohvi. Pruun oli kõige hullem. Pinn ja pähkli riisikook on siin kirjas. Seemnetest ja kuivatatud lootuse juurtest. Kuigi nagu proua Tra ütles, kui see pole hoe lootus, eriti Tinha järve lootus, puudub sellel keerukus ja seda on raske maitsta. Aga ma mõtlesin, et nii, kui nüüd tuleb välja, et seal on mingi special lootuse juur, mis kõik sellised 10 aastat nooremaks, 100 korda tervemaks, siis ma panen selle niimoodi suhu, et vähe pole. Oleme jõudnud Vene marketisse. Söögi asju, hapukapet. Ma tegelikult isegi ei tea, kas siin on söögi asju. Google'i piltidel ei olnud, aga me mõtlesime, et tuleme igaks juhuks. Vaatame selle suure Vene turu üle. Adidase dressi saab kätte jälle. Nahtagi, ma arvan. Ei tea, kus me nüüd sattusime. Me otsime poodi. Mingi silt näitas. Vene on. Ühtigi, ei Baltika on. Töötaja on siuke teisa vanune. Hapukapsast ei paista. Ei, küll ta on. Atunnen salsa de tomate kõlab küll nagu Venemaa. Ei, aga see paistab tatar. Ja isegi tatart siin ei ole. Ei, mingi fantat. Spagetti bolognese. See on mingi täiesti, Coca-Cola tööst. see on mingi täiesti fake. Väga random koht. Mis tähendab on? Suvaline. Spoti telis on olemas. Hapukurk ja Hapukurk ja smetana hapukoore leidsime ka. Kuigi hapukoort siin on tegelikult tavapoes ka müügil. No ja aga lihtsalt enam. Ja pelmeene on tavapoes müügil. Aga hapukapsas. Mis ütlesid? Hapukapsast ei ole. Kuidas hapukapsast tehakse? Sest meil kapsast on, värsket kapsast. Mõtlesime, et uitame siis siin Vene turu ümbruses veel ringi ja vaatame. Süüa midagi. Võtsikad. Üks pool ruuta. Järjekordselt selline üüber kohaliku vaibiga tänav. Arvaski, et sa oled Ho Chi Minhis. Lihtsalt suurt linna jälle. Elad ja oled ja teed ja... Jõkke, muud ja riid. Tuusad puuviljad. Vaatki kõik, kes vähegi käed otsas, jalad otsas. Müüvad kogu aeg midagi, teevad restorani, müüvad. Väga ettevõtlikud inimesed. Keegi ei nagu nurise. Tuled, mis täna? Vana rauda üle.
Neil ei ole hapukapsast või? Kapsast on. Võtame siis praeme lihtsalt. Äkki tuleb üle. No see, mis siin toimub, on küll eheduste ehedus. Vägev. See on see maja. Inimesed töötavad täpselt nagu igas väikses linnas või külas, aga sa oled suurlinnas. Elavad oma elu. Puhastavad küüslevad, puhastavad. Tegelikult enne oli ka Ja vaadake seda tänavat siin. See on Aasia tema kõige ehedamas võtmes. Anna käsi. Jääb vähemaks. No nii, katse number 2. Suitsuvõrst on olemas. Ja leib on ka leitud. Jõudsime sealt kohalikelt tänavalt paar tänavat edasi ja milline glamuur. Väga ilus. Suur maailma kaubanduskeskus. Käed läksid nõrgaks lausa. Maailma kuulsad oleme, vaadake. Tallinn. Jumal lahe. Ja Üljasarri on üleval. ja pugaseks. Vägev. Silja sümfoniga me sõitsime Elisaga suvel. Jaa. See oli kõige lahedam laev, millega ma elus olen sõitnud. Jaa. Meil on täna pere jõululaupäev. Täna on 15. detsember ja Siim lendab ülehomme Eestisse. Nii et me teeme täna oma pere jõululaupäeva ära. Oleme siin erinevaid sööke kokku ostnud ja ettevalmistusi teinud. Ja mis ma tahtsin öelda on lihtsalt see, et see jõululaupäev, meie jõululaupäev möödub vihmas, nii nagu ta on tihti ka Eestis. Jõululaupäeval ikka vihma sajab. Polegi varem ennem jõulupraadi teinud Airbnb's kapsas. Ahjukartul. Mis teie teete siin? Mina teen snäkke, mida Snäkke. ma ei söö. Jaa, täna tuleb meil jõuluõhtusöök. Kuigi täna on 15. 15. detsember. Siin käib ka ettevalmistused ja sättimine käib. Mul pole särkigi veel seljas. Jõulumuusika ja õues 30 kraadi sooja ja 33 kraadi sooja ja elu nagu filmis. Teeme hapukapsast. Eilses seikluses meil ei õnnestunud 10 miljoni elanikuga linnakeses hapukapsast leida. Lõhe, kartul, Väga maitsev lõhe. kapsas. Aga kuidas kapsas on? Mina ei tea. No, Ega ta hapu ei ole. aga söödav või? No ikka muidugi. Kingid koodud. Jah. Joogi lõppu. On 22. On seal. Me saame ta kätte öelda. Lähme ruttu. See tuleb alla. Saame teha veel kätte. Teie vaadake edasi. Pange like ja subscribe muidugi. Praegu juba ta on, aga aeg on.
aga live keeldub sul, kui näete teie juures käsi jõuluvana. Kellel käsi jõuluvana? Pange kommentaaridesse. Jah, ei. Ongi käinud. Mina pekki. Kuidas ta tuli siis? Mis? Liftiga? Aga tegelikult. Ma juba... Ta lähime 22-l, aga ta on siis seal lifti juures kuskil. Äkki ta võitis nagu meie. Ta on nii kaks.